Neil kaugetel aegadel, kui inimestel polnud ei tööriistu ega masinaid, elas Ateenas suur kunstnik Daedalus. Oma töö jaoks leiutas ja valmistas Daedalus ise tööriistu ning õpetas inimestele nende kasutamist. Ühel päeval ronis Daedalus koos noore vennapojaga Akropolise tippu, et linna ilu ülalt imetleda. Mõttesse vajunud noormees astus kalju servale, kaotas tasakaalu ja kukkus surma. Ateenlased süüdistasid poisi surmas Daedalost. Daedalos oli sunnitud Ateenast põgenema. Ta purjetas Kreeta saarele ja tutvustas end Kreeta kuningale Minosele. Minos oli rõõmus, et saatus oli toonud temani kuulsa Ateena ehitaja ja kunstniku. Kuningas andis Daedalusele peavarju ja sundis teda enda heaks töötama. Daedalus ehitas talle labürindi, kus oli nii palju tube ja nii keerulisi käike, et igaüks, kes sinna sisenes, ei leidnud kunagi väljapääsu. Kunagi. Daedalus elas pikka aega kuningas Minose vangina ühel võõral meresaarel. Ta istus sageli mererannal, vaadates oma sünnimaad, meenutades oma kaunist linna ja igatsust. Aastaid oli möödunud ja võib-olla ei mäletanud keegi enam tema vastu esitatud süüdistust. Kuid Daedalus teadis. Minos ei lase teda kunagi lahti ja ükski Kreeta laev ei julge teda tagakiusamise kartuses endaga kaasa võtta. Ja ometi mõtles Daedalus pidevalt tagasipöördumisele. Ühel päeval mere ääres istudes vaatas ta avarasse taevasse ja mõtles. Mul pole teed merel, aga taevas on mulle avatud. Kes saab mind õhuteel takistada? Linnud lõikavad tiibadega läbi õhu ja lendavad kuhu tahavad. Kas inimene on linnust halvem? Ja ta tahtis endale tiivad teha, et vangistusest minema lennata. Ta hakkas suurte lindude sulgi koguma, sidus need osavalt tugevate linaste niitidega ja kimmitas vahaga. Peagi oli ta teinud 4 tiiba, 2 endale ja 2 oma pojale Ikarosele, kes elas koos temaga Kreetal. Ja siis saabus päev, mil Daedalus proovis tiibu ette. Pani need ette ja käsi sujuvalt lehvitades tõusis maapinnast kõrgemale. Tiivad hoidsid teda kõrgel ja ta juhtis oma lendu soovitud suunas. Alla tulles pani ta oma pojale tiivad ja õpetas teda lendamas. Lehvita rahulikult ja ühtlaselt käsi. Ära lenda lainetele liiga madalalt, et tiivad märjaks ei saaks. Ja ära lenda liiga kõrgele, et päikesekiired sind ei kõrvetaks. Järgne mulle. Nii ta rääkis Ikarosega. Ja nii nad varahommikul Kreeta saarelt minema lendasid. Ainult kalurid merel ja karjased niitudel nägid neid minema lendamas. Aga isegi nemad pidasid neid tiivulisteks jumalateks, kes üle maa lendavad. Ja nüüd oli kivine saar kaugel selja taga ning meri laius nende all. Päev läks valgemaks, päike tõusis kõrgele ja selle kiired kõrvetasid üha intensiivsemalt. Daedalus lendas ettevaatlikult, hoides end merepinna lähedal ja vaatas hirmunult oma poja poole. Aga Ikaros armastas lennuvabadust. Tema tiivad lõikasid õhku üha kiiremini ja kiiremini ning ta igatses tõusta kõrgemale kui pääsukesed, kõrgemale kui lõoke ise, lauldes ja otse päikese poole vaadates. Ja sel hetkel, kui ta isa ei vaadanud, tõusis Ikaros kõrgele õhku, otse päikese poole. Kuumad kiired sulatasid tiibu koos hoidva vaha ja suled lendasid laiali. Ikaros vehkis asjatult kätega, miski ei suutnud teda enam õhus hoida. Ta sööstis, kukkus ja kadus mere sügavustesse. Daedalus vaatas tagasi, ega näinud oma poega sinises taevas lendamas. Ta heitis pilgu merele. Lainetel hõljusid vaid valged suled. Meleheitel maandus Daedalus esimesel saarel, millele ta ette sattus, murdis tiivad ja needis oma kunsti, mis oli hävitanud ta poja.